ja meil on ainulaadne võimalus nüüd tagantjärgi neid muljeid kuulata, et nüüd ma siis võtaks teid kõik siin järjest ette ükshaaval ja võib-olla natuke üldiselt räägiks sellest saatest, et te kõik saite muutused, te kõik saite enda jaoks korda midagi väga erilist. Et võib-olla teeme siit ühe väikse sellise ringi, et kõigepealt selline küsimus, mis mind huvitab, et kas teil on kõik asjad nagu lõpuni ära paranenud või on midagi, mis veel paraneb või mis veel oma kuju nagu lõplikku saab. Ma tean, et paljude protseduurid olid sellised pikema ajalised, kus lõppefekt on näha hiljem. Meelike. Minul on kõik korras. Sinul on kõik korras. Meelike on oma lõpp-pildis, lõppvaatuses ja ma näen, et Meelik on meil värviline. See on väga imeline, kuidas ma näen, kuidas silmatorkavalt, armsalt, kevadiselt roheline. Janne? Mis minul tehti, mul on nagu ninaoperatsioonist on ka nagu suhteliselt vähe nagu möödas veel, et see nagu paraneb aasta kuni 2. Et selles suhtes, et veel on siuke veel turses, et see on nagu, mis paljudel ka ette jääb, et miks sa tegid, on ju, et sul oli ilus nina. Et aga see oli jällegi nagu arstide väljakutse teha suuremast nina väiksem. Aga teisest küljest, et ka kõrvaoperatsioon, et okei, hetkel siin üks pool on peidus, aga teine, et väga hästi tehti, aga nad ikka veel nagu paranevad ja et tundlikkus nagu juba hakkab taastuma, nagu, et need närvid ja need, et aga rinnaoperatsiooni puhul on kõik on nagu korras, armid ilusti taastunud, kõike arstide nimekirja järgi sai nagu kõik täidetud, et selles suhtes on minuga on nagu ka. Et ainult kõrvad nagu on veel jäänud, mis on nagu veel, aga muidu on ka. Kas nad teevad kuidagi valu või segavad tavalist elurütmi ka? Ei, nad ei sega, aga lihtsalt sügelevad, hullud sügelevad. Et siis vahest ongi see, et sa ei saa sügada nii, lihtsalt ei saa, et aga see on hea, et tundlikkus nagu taastub, et see nagu tunned juba midagi. Aga jah, et sügad pidevalt, et aga see on mööduv jahtus, et see ei sega elamist. Monika 1. Ja, minul tehti päris palju asju ja osad asjad alles saavutavad oma seda nii-öelda õiget vormi. Et näoringlõikusega siis taastub alles kõik. Et see pool nagu tundlikkus enam-vähem kõik juba tagasi saanud. See pool siis natukene võtab kauem aega, et nüüd ma juba magan ka ühe ja teise külje peal, et varem ma magasin ainult selilisi ja ütleme üks paar nädalat tagasi veel. Et tavalist elurütmi see loomulikult ei sega. Muidugi, mis veel tunde annab, on see kõhuplastika, et vahepeal ikkagi kõht nagu sikutab ja tõmbab toonusesse, et see võtab ka natukene kauem aega, et ikkagi rohkem kui 6 kuud, et aasta ikka kindlasti, et aga järjest läheb kõik, järjest paremuse poole. Aga see ei sega nagu, ütleme, oma toimetusi tegemisi, et see... Aga armid ja sellised muu on paranemas? Jaa, et eks minul oli ka see asi, et mul organism nagu kippus niite ülgama, et eks võib-olla minul võtab ka selle pärast kauem aega see paranemine. Et mul jah, tekkisid väiksed siuksed komplikatsioonid, aga see on minu enda organismist nagu tingitud. Et võib-olla siis ka, et ei, aga armid on ilusti kõik, ütleme, kõhuarm on ka, et küljed on heledamaks näitsid altpoolt natukene, meil on siuke lillakar nüüd, et aga see kõik läheb aja möödudes tõmbab tagasi, nii et kõik vajab ainult aega ja aega mul on. Et järgin arstide ettekirjutusi endiselt ja enesetunne on hea, nii et super. Liinaga kohe küsin ära, et kas juba saab abikaasa tissiga katsuda, meil oli see väga suur teema siin, see on võlg, kõik vaatavad, tahavad seda juba teada. Saab küll. Nii, korras, see on korras, nii, muud asjad. Kõik on ilusti, haavad on ilusasti ära paranenud, natukene on kõhu pealt siit haavas, niisugune turses, aga see on täitsa loomulik, et muidu üldiselt on kõik okei nüüd. Vahepeal oli rinna või peal, et niisugune nagu pinnud oleksid sees, aga nüüd on see ka üle läinud, et ei ole enam probleeme. Ja siinkohal ma tervitan Aimurit, oli Aimur? Jah. Et siinkohal tervitame Aimurit, et Aimur ka nii vapralt meil eelmine kord oli siin kaasas ja kurtis, aga nüüd on kõik mured juba otsas, jah? Aeg parandab kõik haavad. Nii, ja Monika 2. Monika. On ju Monika 2? Mul on siin täna 2 Monikat, et ma natukene, aga ma olen hakkama saanud, ma arvan, jah? Minul on kõrvaotsad veidi tundetud. Aga kui ma veel paar nädalat tagasi magama minnes pidin kõrvu sättima, et ma jumala pärast neid 2 korra ei
ei keera või sest ma ei tundnud kõrvaotsasid, siis nüüd on nad nii palju taastunud, et ma võin vabalt külge keerata, ilma et ma peaksin neid kõrvu kohendama ja mind ei ole ükski tehtud operatsioon ehk minu elu ei ole seganud. Ma läksin ka hästi ruttu tööle, et see oli profide poolt tehtud ja taastusid hästi kiiresti. Ja Kristi? No minul nüüd otseselt, mis nagu näha on võib-olla silmades, et silma üla- ja alalaud olid ikka päris turses ja need siis opereeriti ka eri aegadel, mitte korraga ja paranemine võttis päris pikka aega ja praegugi käin veel kontrollis, nii et kliinik on väga lahkesti, ühesõnaga võtab meid vastu ja vaatab meid veel, nii et me oleme ikka järelevalve all. Ja aga samamoodi olen kõigega väga rahul, kõik ilusti paraneb, elu ei sega midagi, kõik on super eluks, hästi.